Tere, aitäh teile, lihtsalt nii armsad olete. Tervist, mina olen siis Sander, nagu Dan lubas. Ma olen nüüd 34-aastane. Ja jah, ma tean, ma olen samal ajal vanem ja noorem välja. See on üks suurimaid saavutusi elus. Ma olen nüüd 34 ja mulle meeldib vanemaks saada, mõnus. Mõistus tuleb vaikselt pähe ja hakkad aru saama asjadest, aga on mingid muutused, mingid asjad, mis 20-s olid talutavad, 30-ndates väga ei ole enam. Näiteks alkoholi tarbimine. Teeme tüki statistikat. Andke mul palun märku, kes on siit 20-ndates. Hoia mul sitane entusiasm endale saad või nagu. Nagu sa nägid, vana inimesed on ka siin jäävait, vaata, aga ongi. 20 aastaga ei saagi juua, ongi, me teeme täna šotte, me läheme tantsima, meil on nii fun, meil on nii. Nagu ma olen 34, ma ei joo sellepärast see fun. Ma joon sellepärast, mul on muidu valus. Äratundmisrõõmu, jah. Olen vaikselt kõrvakuulmist kaotamas, mis on nagu nõme, aga lõbus osa on see, et see on läinud sünkrooni mu televiisoriga. Vaata, igal mehel on kodus see lemmikvolüüm, millega telekat vaadata. Lihtsalt kõige mõnusam on ju. Ostsin 2 aastat tagasi uue teleka, ise olin 32. Läksin koju, panin filmi käima, klõpsan välja, 32, perfektne. Aasta hiljem natuke kurdim, panin 33, on ju. Nüüd reaalselt 6 aega pärast sünnipäeva vaatasin filmi, kui vittu nad ajavad seal, panin 34. Järgmine aasta ilmselt 35. Uskumatult lõpus, on ju? Sitt osa on see, et see telekas läheb ainult 50, nii et... Oodame, et ta suurem asi ennustaja ei ole. Mulle ei meeldi inimesed, kes on naljakamad kui mina. Ja mul on nüüd Viljandis üks uus vaenlane. Kuulad ära, vihkad ka. Läksin poodi. Poes seisab see pensionifondi müügimees. Ma ei viitsi temaga rääkida, mul on klapid peas, ma teen selle vana ja... Lähen poodi, jõuan ringiga kassasse, kassapidaja on lugupeetud ühiskonnaliige, ilmselgelt eemaldan kõrvaklapi, tere, aitäh, kõik need asjad. Tüüp näeb oma võimalust, näeb, et mul on kõrv vaba, kui saan koti kokku enne klapi pähe saan, hüüab mulle, et Sander! Sul kukkus midagi. Mul on nagu see perse küll, ma pean selle kuradi pensioni ka ostma ju nagu, et mis mul kukkus, kõik on ju alles. Kuradi pensioni, mis mul kukkus, noh? Tüüp seisab seal. Fondi tootlikkus kukkus, noh. Ja ma ikka ei ostnud. Ja panin ta naljarotti. Ütleme nii, et talle see ha-ha-värk väga palju edu ei toonud. Mulle siin vaatame veel. Aga millest on naljakam, kui inimesed ei taha olla naljakad? Millest on naljakam, kui inimesed on kogemata naljakad? Näiteks mulle toob väga palju rõõmu, kui inimesed eneseteadlikkus on natuke paigast. Näiteks üks päev jalutasin Tartus, ilus suvine päev ja selle uue raudtee sillal lihtsalt päisepäeva ajal lihtsalt rentslis istub üks naisterahvas, õllepurk on siin käes, punane Chesterfield suitseb siin sõrmede vahel ja telefon on siin niimoodi õla peal ja karjub kellelegi sinna telefonid. Jaanus! Vaata, Jaanus! Vaata, üks asi, millest sa aru ei saa, Jaanus, on see, et minu juures joodikud ei käi. Ma oleks nagu ümber kukkunud peaaegu või nagu mulle tundub, et seal elab üks joodik või mis see... Jaanus nüüd nõnda valesti ütles, aga... Mis mulle ei meeldi, on see, kui inimesed ei oska sõnu õigesti kasutada. Näiteks üks päev kodus koristasin, telekas lihtsalt käis taustaks ja algas mingi kokandussaade ja see naisterahvas alustas niimoodi, tere kallid kokandushuvilised. Väga tore teid kõiki taas kord siin näha ja täna me valmistame kõik koos pannukaid. Toon muimeja käest ära, nagu mis... Kui pannukaid sa tegema hakkad. Ei, siis see sõna ei käi ju nii, aga ta muud kui korrutas, kuidas tema hakkab kohe pannukaid tegema. Ja nagu te kõik teate, on olemas palju erinevaid pannukaid. On loomsed pannukad, on taimsed pannukad, on vegan pannukad, on täistera pannukad, on kaerapannukad, on soolased pannukad ja magusad pannukad. Aga täna me teeme kõik koos klassikalisi vanaema pannukaid. Ja siis me tegime kõik koos valmis pannukataigna ja seejärel oli aeg hakata pannukaid küpsetama, milleks on siis vaja võtta see instrument, mille peal see pannukaid küpsetud on ju see suur must asi, mis pliidi peal kuumaks läheb. Ja ta ütles, et ega kui pannukatainas on valmis, ei olegi muud kui võtame panni.
No mis? Ikka panni võtame ju. Ja siis tegi saate lõpuni pannukaid. Kurdi selgrootu lits. Kas teie arust on ka Superstari saade suht lamp, kui nad enam retakaid ei näita? Või nagu... Kas nad eeldavad, et ma vaatangi lihtsalt lauluvõistlust või? Nagu mine munni, see ei olnud kokkuleppe. Kokkuleppe oli 3 osa sante ja siis ma kuulan lõpuni. Nagu mitte ei koti, kes Eesti noortest laulda oskab. Perse, ma tahtsin HD-s Kunda inimesi näha. Aga rääkides sõnade valesti kasutamisest, vaatasin Superstari saadet. Koit Toome, olles ühe tütarlapse laulu ära kuulanud, ütles, et see oli tõesti ilus laul ja võin ausalt öelda, et mul läks sinu laulu peale nunnumeeter põhja. Ja siis ma jätkasin Superstari saate vaatamist natukene oksed suus, sellepärast, et kas eesti keeles on veel rõvedamat väljendit kui nunnumeeter põhja? Okei, võib-olla nunnumeeter, aga nagu pluss Koit. Sa oled 73-aastane mees. Mis asjus sul nunnumeeter on? Aga hakkasin mõtlema, et kas see ongi siis kõige koledam väljend eesti keeles. Otsustasin sotsiaalmeedias inimeste käest nõu küsida, et mis on teiste inimeste arvates kõige koledamad väljendid eesti keeles. Ja üks tütarlaps ütles vist õige vastuse. Ta ütles, et tegelikult kõige koledam väljend eesti keeles ei olegi otseselt eesti keeles, vaid see on see eesti-inglise segakeel, mida noored räägivad, see estonglish nii-öelda. Ja ma võin teile öelda, et ma olin temaga nagu literaali nõus. See on ju tõesti jälk, nagu meil on nii ilus emakeel, miks me tahame seda mingi Briti vabrikutööliste lurinaga kokku valada, ma ei saa sellest nagu aru, või nagu, ma ei taha olla see kibestunud vana inimene, aga ma ei ole ainus, kellel on juhtunud see, et sa kuuled mingit noort inimest rääkimas ja see, kuidas ta räägib, ei lase nagu juttu, sisu, vorm rikub, te ei saa üldse aru. Räägin siis loo. Nägin Twitteris videot, kuidas üks tütarlaps kurtis, et teda ahistati bussis. Mis on perses lugu, sest bussis on juba rõve, aga teda ahistati bussis ja ta vaatas kaamera, tal pisarad jooksis, ta vaatas kaamerast, ta oli nagu, oh my god, story time. Eile nagu after work, ma olin on the bus ja üks mees nagu, oh my god, ta oli so abusive. Tal oli nagu dick oli hard, ja like, I'm not trying to look, aga nagu dick oli hard, ja like eye contact, ja like actually like touching it, ja everything, like actual trauma. Ja noorel inimesel pisarad jooksevad ja nüüd tõesti rõve lugu, türa küll, tahad töölt koju saada, mingi pervar jõllitab ja mudib munni nagu, aga ma ei suutnud talle kaasa tunda, sest jah, sind ahistati, aga sa raisk vägistad ju Tammsaaret praegu. Või nagu, mis tema tundma peab? Miks sa peaksid kunagi eesti keeles ütlema, dick oli hard? Kui meie esisad õpetasid meid ütlema, riist oli kikkis. Aasta on 2024, ma toon sõna kikkis tagasi. Ei, see ei pea isegi seksuaalne olema. Kevad tuleb, lähed tuppa isa. Võililed on kikkis. Ja siis ta esimest korda lööb sind asja pärast. Aga ma tõesti ei saa aru sellest, miks me tahame oma keelt mingi teise keelega kokku valada, sest see on ju just äge, nagu iga riigi juures on ju äge see, mis on neil omamoodi, mitte see, mis meil on ühine. Et kui sa lähed reisile, siis huvitav on ju see osa, mis nad teevad teisiti, või kui sa kuuled mingist kohalikust kombest, kus on see, et ei ole võimalik, nii ei saa elu käia. Olin esimest korda Hispaanias, käisime sõpradega õhtusöögil, tegime õhtusöögi kõrval kõik klaasikese veini ja siis pärast seda klaasikest nad läksid lihtsalt koju. Nagu kuna me siis surnuks joome või nagu üldse viina võtta ei oska. Või samamoodi minu jaoks täiesti uskumatu lugu, kui mul üks sõbra vanaema üks päev rääkis. Tal on uus Soome peika, on ju. See ei ole veel uskumatu osa, vana inimene tahab ka nussi. Mis arvad, et su vanaema eksisteerib, et ainult sulle taignarulle teha või? Käi munni. Ta on naine. Nõukogude naine. Uus Soome peika. Uus Soome peika on... Siis kui sina ära lähed, siis vanaema keerab taignarulli. Ei. Jah, ma panin just selle pildi su pähe.
sõnavõim. Uus-Soome Veika. On Soomes pärit sellisest kohast nagu Saimaa järvistu. Võrratu koht, hästi maaliline, seal on hästi palju väikseid saari, laidusid, neil on selline paadikommuun ja neil pidi olema iga aasta selline tore jaanipäeva traditsioon, kus ühe keskmise väikese saare peal on suur jaanilõke ja kõik sõuavad lõket vaatama. Aga nüüd kurb osa pidi olema see, et härrasmehed ju ikka jaanipäeval võtused, vaja põit kergendada. Kus sa lähed aerupaadis, lasid püksiluku alla, proovid üle ääre, aga seal rapuvad, kukuvad sisse, mälus välja ei saa. Ja iga aasta leitaksegi pärast jaanipäeva 2-3 lihtsalt surnukeha. Ja see pidi olema politsei jaoks siuke naeruväärselt lihtne lugu, aga et ega kui püksilukk on all, ega neil seal suurt uurida ei ole. Ja nii ei saa. See ei saa olla ju see latt, mille alt politsei läbi läheb. Kui püksilukk on all, mis me siin väga? Nagu mõtle kõiki neid võimalusi. Naine sõuab sind jaanipäevale. Mauna, kurat, ole hea, anna vähe munni imedana. Sul on tossa raisk, kus on pühad tänavu või? Ja nii kui püksiluku alla saad, näed aeru tulemas vastu vaatimas. Lendad vette, üritad paati, saadad ülevalt 8 tükki ja veel. Kuni pead otsas ei ole. Ja siis politsei leiab mu kuradi ilma peata surnukeha, aga kuna püksilukk on all, ega uurida pole. Või kas see kehtib nagu ainult seal järve ääres või üle kogu Soome? Mõtle, kui mugav. Oled Helsingi mingi kaubanduskeskuses, mingi tünn paneb õlaga sulle. Libistad 7 tükki neeru vahele kiirelt. Enne kokku vajub lased püksiluku alla ja kaote rahva vahel ära. Siis politsei leiab lihtsalt kuradi keset haa ja emmida verise korjuse. Ja kuna püksilukk on all, siis ainus müsteerium on see, et kust paat sai. Ja võib-olla lõpetan sellise mõttega, mis sain ka teada reisides. Kas teie teadsite, et Türgi, täpsemalt Istanbul, on Euroopa plastilise kirurgia mekka? Oled ka tuusikuid vaatan, saan aru. Ei, kusjuures mu lemmikosa on see, ma olen nüüd küsinud mingi 35 show'd üle Eesti, absoluutselt iga kord eksimatult on mingi 2 kiilakat mees kuskilist. Ja nad ei tee häält, lihtsalt kuna teie kohal väike publiku valgus, siis need pead vilgud. Oktoobris lähen. Aga minu jaoks see oli päriselt üllatav, sellepärast, et kui sa lähed Istanbuli lennujaam on täis inimesi, kuradi ninad sidemest, pead sidemest, tüüpide juukseid nii palju on kõigil. Ja see oli minu jaoks üllatav, sest minu esimene kogemus Istanbuliga oli see, et minu hotelli vannitoa kraanikausi peal oli suur silt, et vaata, et sa kraaniveega hambaid ei pese, ohtlik pealuumärk, kõik asjad. Ja sina lähed operatsioonile riiki, kus ma ei tohi kraaniveega hambaidki pesta või? Ja tekib ju küsimus, et kus nad siis skalpelli pesevad. Või nagu, kui ma ütlen sulle, et ütle esimesed 10 sõna, mis sul Türgiga seostuvad, ma pakun, et puhtus ei ole üks nendest, on ju? Ja ära vaata mind nii, oled sa ühe korra elus läinud kööki, naine tegi köögi korda ja oled öelnud, vau, läigib nagu üks tõeline Istanbuli basaar. Ei ole ju. Plus Eesti meest Türgis juukseid panemas. Nagu Tõnu, me saame aru, millised on Tõnu omad ja millised on Mustafa omad. Või nagu, mis värvi on tüüpiliselt Eesti mehe juus? Nüüd jah, mina ei ole ilmselgelt hea näide, mul on vanaemast normaalselt mingid mongolid üle sõitnud, aga... Ma loodan, et teile pakub rõõmus ja tore sõnapilt, mis ma just maalisin. Mitte see, mis need mehed mu vanaemaga tegid. Eesti mehe juus, ele Eesti kartul, Türgi mehe juus, must nagu öö, perse, me saame ju karva täpsusega aru, mis on kelle oma. Aga minu kõige suurem probleem kogu selle plaani juures on see. Veel üks asi, mis mul Türgiga ei seostu, on sealsete kaupade kvaliteet. Näiteks mina ostsin kella. Tagasi teel lennuk natuke raputas, kukkusid seierid küljes. Oli kell, nüüd on see mäng, kus saad rõngaid pulga otsa visata, ja 20-eurose kellaga on küll, aga mõtle, lähed kulutad 20 tonni, et naisel uus nina panna. Ja panetegi. Ja väga ilus saab. Hakkate koju lendama. Poole lennu pealt on vaja tualetis käia, ütleb, vabandust. Siis kui ta on ära, on väike turbulents. Sul on see, et ära tulegi tagasi.
Ja tuleb tagasi ja kukkuski küljes. Tulebki vetsust ilma ninata tüdruk. Mul loll lugu ju. Kulutasid 20 tonni, enne sul lihtsalt naine, kellel on võib-olla veits veider nina ja nüüd nikud Voldemarti. Mõnus. Jõudsime lõpuni. Kuulge, te olete ülimõnusad, need olid minu mõtted. Aitäh teile.